Tile on just antud ja lähme siis kajastame siis mängu, mida ei kajasta hetkel tõrva. Ehk võtame ette tavalise trio ja koosseisud on siis näha. Tõrva poolt mängivad Toomas, Kevin ja Harri ja tõrva poolt või Kärda poolt siis Karla, Margus ja Artur. Ja segatriod on siis tehtud selliselt, et Katja, Veiko ja Mikkel on Kärdla tiimis ja Veronika, Kaur ja Robin on siis tõrva poolt. Seis on hetkel 0-0, mänguvile alles kõvas ja tuletan siis meelde, et tõrva vajab siis mõlemat triovõitu ja Kärdlale piisab ühest triovõidust. Tegi hea asetuse, sipakene läks pikaks. Vihmakabinad on meil järgi jäänud. Läheb nagu natukene valgemaks. Toomas lõi ja jäi ainult, see oli ta nende tiimi kuul. On vaja nüüd edasi asetada. Seis on kohe alguses, aga see võib ei tundub, et peab minema veel asetama, et siit isegi vaataks, et on, aga järelikult läks pikaks. No nüüd ei õnnestunud nagu Harril edasi oleks olnud vaja tõenäoliselt mingisse teist või kaks edasi saades nagu ja oleks juba olnud ka järgmine peal. Bergman lõi üle ja viltu. Artu läheb ilmselt sööma. Kuulid on kui ma ei õppi, siis äkki 3 Kärdlale. Artu lõi samasse, kuhu lõi Bergman, nüüd tegi hea retrolöögi ja tõmbas Nadi ka veel tagasi, vastas oli 2 peal. Tuli seis on 1-1. Ja pakun jälle, et Toomas tahab lööma. Oh, milline löök. No täiesti, see jäi nüüd küll linti, et mõlemad kuulid, vastase kuulid minema platsi peal. Äkki on ainult, ma vähemalt 4 peal. Nadi liikus oma külje alla, suurepärane löök.
aga pakun, et 2 tõrvale siit. No hea, kaugus hea, aga seal on väga vasakule poole kaldu see väljak. Kui teile sobib, et äkki te seisate pärast nii, et kaamera näitaks mängu. Kui teile sobib, et äkki seisate teisele poole, siis nad mänguga. Noh, Kevin natuke korrigeeris, pisut pikalt läks, aga päev on nüüd valgemaks läinud, äkki tuleks päike välja, peaks niisugune sooja ka. Karla vastas ülevalt poolt ja ma pakun umbes 20 senti kella 3 suunas. Mäng läbi vaatamas. Peale singleid ja paarismänge ja dupleid kuidas ma siis ütlen, võitja ei ole selgunud, et triod ei peaks mängima. Kõik triod on praegu mängimas ehk tiimid on riikide tasemel, ma siin korra keeran, võrdsed. Et lätlased mängivad lätlastega, tuletan meelde soomlased soomlastega, leedukad siis omavahel ja ka eestlased omavahel, et niiviisi on seekord sattunud poolfinaalid siis siin Pärla, Eesti tiimid ja Soome tiimid on siis need, kes mängivad siis karika peale ja lätlased ja leedukad jagavad siis omavahel kohad 5-8. Seda tuplis juhib Kärdla, pakun, et see seis on 2-0 sinnapoole ja siis tavalises trios on siis 2-0 kõrvale. Lükkas täpselt üle 20 senti või kuuli ette ja ei püsinud maas. Nüüd asetavad edasi.
seal kaugemal tundub segatriios, tundub, et kõrval on midagi peal ilmselt. No oi, suurepärane asetus, aga läks ikkagi, kukkus või oli liiga tugev, et vajus ta ikkagi välja. Kõik suund ja kõik oli õige. No nüüd tegi korrektuurid ja tegi super asetuse Harri, et ja ka segatuplit kannab, või segatriiot tähendab, vabandust, kannab üle Terja petangile ehk Moens TV näiteks siis sealt ülekannet. Ja siis taaskord teen jälle üleskutset, et minge likeige Moens TV Facebooki lehte, et seal oleks ka 100 sõpra koos, et ennast võiks siis paremini kasutada YouTube'i. Nüüd on just selline seis, et 2 on peal ja käes on veel 2 kuuli. Et lähevad ka seda lööma. Mulle tundub, et seal on nüüd 3. on Harri kuul, mis seal esimene asetus oli ja seda läheb nüüd Bergman ära lööma, siis oleks juba 4 tükki peal jätkuda juba ilmselt nii. Aga vaatame siis, kuidas see löök õnnestub. Segatriios läks kõrva juhtima. Snagi veeres vist keegi panid näkku tundub ja visatakse uuesti. Ma valetan, ikka õige jah, juhib tõrva oli roosa lõks, jah. Hetkel on siis peal siin mängus 2 ja nüüd läheb ka Arto üritama sedasama Harri kuuli teema, et jätuga siis nagu ma ütlen, äkki 5 ära lööb, on 4, ei vähemalt 3, aga küll 4. Vaikus nagu otsustab samas selle ühe omaga maha tõmmata. Siin ei tohi praegu üleüldse liikuda, siin peab olema haudvaiksus, ükski liiga liikuda ei juhtu midagi head, enda kuuli pealt maha ei löönud, pakun 2 kuuli või 2 punkti tähendab, et seis on 2-2. Seis siis Arto pani 2 juurde, arvasid, et juhtusid
4-0, aga tegelikult on seis ikkagi see, et juhtis Tõrva ja tegelikult seis on 2-2, sest Tõrva juhtis ja 2. Ta läks lööma selleks, et kui jätuga oleks saanud 5. Harri Kuuli läks lööma sealt vahelt, nii nagu ei. Ta oleks võinud oma maha tõmmata. Näidata siis mõtteid ja Tartu lõi ära. Tegin ikka siis taaskord head asetust ja siis vaatame, mis siis on. Siis saanud Kuulist ette. Teatajad on tulnud kaasa elama. Ja mööda. Tundub, et Järglal on tead lüüad segatriios ja on palju õnnestunud üsteid Tõrval. Ilmselt äkki 3 tükki said juurde, et jah, 3 said juurde, mis see seis on oli, et ma ei tea. Harti läheb siin lööma, sõin ära. 2 kuuli Kärbel käes ja 4 kuuli on meil siis Tõrval käes. Lähen täpsustan siis, mis see segatrio sees on. Kaks juhtis segatrios Tõrva. Ja Harri pani suurepärase asetuse. Ilmselt Artu läheb lööma, tabab õigesti, on Snadi väljas. Ei ole lööb piisavalt tugev, võib Snadi liikuda nööri poole, aga läheb hoopis selle liiget asetama. Artu läheb siis peale asetama pikemalt, et Snadi liigub. Ei olnud nii. Viskas ilmselt suunalt ära, kui kaugus ja kõik oli nagu väga hea. Kaugel ikka lööb midagi ühega eksis. Lööb teisega.
aga ilmselt ei saanud ära, kas või kohe päris mööda liikus edasi, et samu üstel läks ringi. Mis siin tehakse? Minu juures on 3 kuuli, on kõrval käes, ei tea, kellel see punkt peal on, aga tundub, et nad on suht-koht võrdsed. Otsustan see koht, mida tehakse. Ja siit vaadates on ikkagi näha, et kõrval on punkt, ei tea, Jari läheb ilmselt seda nüüd pisut lahti lükkama. No, ütleme nii, et suurepärane asetus. Nüüd on Toomasel võimalus mängida juba Karla kuuli peale ja nende enda kuul on veel kuulmas. Lõima, vaadake. Ai, suund oli super, aga läks pisut üle, 5 senti üle, selline jätk oleks võinud seal olla. Aga lööb teisega veel, mida viimasega tagasi ja selleks, et ei tasu riskida, aga vaatame, kuidas tahab nüüd. Aga riski õigustas 2 punkti. On siis meister 2 korda ei jätku. Et seis on siis 4-2 kõrvale ja daamal juhivad ka seda seitse pool. Seal sai Pärla ilmselt punkti, sest mulle tundub, et punkti vahe on vähenenud, et on siis 6-3. Järgmine nädatakse siis 30 punkti mängist jälle 7. Karla teeb peaasutuse ja jääb pidama, et terve kord tõesta platsile. Tuletan siis väikselt meelde, et siin Kevin teeb suurepärase asetuse ja siin nüüd kärdleb ilmselt lööma. Ja tuletan siis meelde, et siin on siis poolfinaalid kohtadel 1-4. Võistle läheb kokku Soome võistleva. Teine poolfinaal on siis Soome tiimide vahel, Raimo ja nende võistja ja selle võistja ja siis 3. kohe siis samamoodi Eesti-Soome.
selgitavad omavahel. Ja lätlased, leedukad siis jagavad kohti 5-8 ehk siis omavahel kohtuvad praegu mõlemad. Leedu tiimid on mõlemad Läti tiimid, et seekord on täpsemad jah sellised, et eestlased omavahel, soomlased omavahel, lätlased omavahel ja leedukad omavahel. Isamaa selgitab oma parimad lugu. Ja kuna lõppu lõi ja lõi mõlemad klubid maha, siis Kedini esimene klubi on tulnud taaskord mängu Karla tehtis asetuseebide küsitluseks, kuuli siis 4-3 Kõrbele. Kõrbal on 1 kuul käes, Kõrbal 4 kuuli käes. Hea lõik, nüüd vastast ringi. Hästi, suurepärane lõik. Ja paneb Terku kuigi kasutama. Kärdlal 1 käes ja Kõrval 3 kuuli veel käes, Kõrval punkt käes. Siis punktiseis on selline, et peale singleid ja tupleid, et Kõrva vajab võiduks mõlemaid trio võite ja Kärdlale piisab 1. Hetkel on punkte peale Kõrval 4 punkt peal. Mida aeg edasi, seda piisilisemaks kõik läheb. Ühel hetkel võib hakata mängima aeg. Triod on mängust 50 minutit pluss 1 snagi. Ja mänguaega on hetkel veel järgi kohe. Mänguaeg on alles olnud. Päris suurepärane asetus. Siis tänast pisut kaitseks nagu vaatame, mis see mänguaega näitab, siis aega mängida on 19 minutit. Harri tõmbas siis 2 punkti. Ja Toomasel on veel 1 kuul käes. Hea asetuse korral võiks saada siis 4 punkti ja minna mängu juhtima 8-2. Aga ärme tehta sündmustest ette. Ja veel ma näen, et Kõrva Sõda trios juhib 4-5 punktiga, 4 punktiga kindlasti. Ütleme, et 3 on hea. On lenti vaja või?
kolm, 3 või 4, 3 tuli juurde. Seis on 7-2 ja vaatan, mis on seis segas. Püsime poolel teel. Aigar jagab mulle ka, jagab 8-3 on segasliias seis. Hetkel on seis Tõrvale soodne. Mängida siis on umbes 17 minutit. Keerame ka siis kaamera läbi suunas. 7-2 ja 8-3. No väga hea suhtumist. Huvitav, Kärga ei lähegi seda lööma, et tavaliselt on see ikka väga hea puud, mida minnakse ründama, aga on võtnud rohkem kaitse oma taktika. Karla asetus jääb lühikeseks, aga ilmselt nüüd siis minnakse lööma. No kõrval käivad hõiked, et ilmselt Robin kas lüüa jäi, aga igal juhul on nad väga rahul sellega. Ilmselt Leikol on käed tühjad, Miklil on 2 kuuli vähemalt käes. Ma ei tea, kas Katal on kuule, ma vist ei näe, et ilmselt Katal ei ole, siis Mikkel läheb asetama. Bergman siin lööb üle ja kõrvale, et pigem nagu mööda. Viisteist minutit on mängida. Mikkel asetas hetkel tundub ära, sest tal oli 2 kuuli ja tal on kuul käes ja Paul läheb, kas me teeme asetama. Ei jaksanud. Kas ma siit vaadatuna, et ei jaksu. Et võib olla soovvaatamine, aga pigem mulle tundub, et ei tulnud. Nii ongi, et jäi pisut lühikeseks. Kärlal on 3 kuuli käes ja kõrval on 5 kuuli käes. Ilmselt lööma, aga ei tea mida, kas näbi või kuuli. Ma arvan, et Tõrve läheb vastu lööma seda esimest, siis näbi Sammas läheb lööma. Seal segatriias ma nüüd ei näinudki vahepeal, kas Mikkel on käinud pildis või mitte. Ei, ilmselt Tõrve siin paremaks ei saanud. Aga Miklil on ilmselt veel kuul käes ja võimalik 1 punkt võtta. Oi. Hea löök, aga jäi tsipakene lühikeseks ja põrkas üle või hoopis pigem kohe vahest presiga läbi.
terve läheb ikkagi lõõm. Pakume, et Karla Kriias sai paar punkti juurde ja ta on vähenenud äkki 3 punktiga. No nüüd üks selline löök, et töötööd nagu öeldakse. Siis on mängija rahul oma sooristusega. No või vähemalt viised ja seaded ja otse ees kuul. Et seda selle pihta ei ole võimalik asetada. Tegelikult tekitas ruumi. Kevin pääseb ja Kevin kasutab selle võimaluse süstusega ära. Artur on ilmselt rõõmus. Tubli seis on 2-2. No või täpselt kõrvale, ütleme kaugus oli ideaalne, aga kõrvale. No nüüd on Pekker on ikkagi Snadi liikus. Märgime Snadi ka. Märgime Snadi. Märgime Snadi. Aitäh. Saatni lõi. Tõi mööda. Trio mängu, seda trio Veikol on hull käes, aga tundub, et Robin tõi mööda. Ja Knirid on veel. No bravo, ütleb Maris ja Kõrva võtab siit punkti juurde, seis on 8-2. Aeg. 10 minutit on aega mängida. Seis on siis 8-2. Nüüd on pikem mäng, ma pakun, et ikkagi 9 peale. On vaja pikemat linti või? Enn, kas meil pikka linti on või? Näete? Võta parem see. Oli üle. Ei olnud vaja. Võideti juhtida. Nii. Ja pandi kohe mäng lühikeseks.
mänguaega on alla 10 minuti jäänud. Südimelt suurepärane asetus segatriios on siis seis vist mitte päris võrdne, äkki on punktine vahe, aga Pärl on tulnud järg Siim sai Margus ruulmaasutuseks tuli. Rasetab ja osati on ikkagi tõmmad natuke liik. Mister on vist võtnud segatriios esiasetaja koha, siis tundub. Aga tuli peale selline pool. Ja Karla kuuleb veel lühemaks, ei muuda antud mitte midagi. Vahepeal toimuseks on siis toimub teisel pool lindu. Seis on 8-7 kõrvale. Neli küsimusel, kus mul on ka 4 kuuldes. Veronika paneb suurepärase suurepärase, aga vähemalt rohkem on tundis. Ja ta mõtlen. Päeval on sündmused, mida ma ei näinud. Mõõdetakse kelle kuula ilmselt 3. Mänguaega on jäänud N 4:30 umbes on mänguaeg. Toomas lõi ära. Kärdlal on nüüd pisut kiireks läinud, näeme, et hakatakse juba jooksma, sest mänguaeg on jäänud umbes 4 minutit. Ja punkti seis on hetkel 2 peale.
kõrva läheb lööma. Sellise löögi, et ilmselt, ma ei tea, kas ära tuli, aga oluline oli see ilmselt ära tuli. Läbi läheb asetama. Ei lähe, eksisin lööma ja lõi nii, et nüüd on kõrval 2 peal. Ja kui ma näen õigesti, siis tegelikult kõrva juhib seal segatiios ka umbes 2 punktiga. Nii kui ma ei näe praegult, kellel siin peal on, kellel ei ole. Ühesõnaga on pigem niiviisi, et nüüd aeg on jookseb selliselt, et see voor mängitakse ära ja ilmselt on siis veel 2 vooru, 1 ja pluss Mädi. Täpselt ikkagi mängus on veel 12 punkti. Kukkunud alla, siit saab kõrva 1 punkti juurde, 9-2. Nüüd on löögi 5, 6, 7, 8, 9 meetrine mäng. Vilista ära. Kõvasti. Nüüd seis pigem võib olla selline, et kas on küsimus on võib-olla nüüd selles, et minnakse lööma kuuri. Kui läheb Snadi välja, siis tegelikult on see mäng siin lõppenud, sest siis tuleb 1 Snadi voor, aga punkti seis on 20, et 8 punkti on jäänud ja siis sellega lõpeks. Aga jäi huvitavaks. Et
nende tõrva jaoks selles mängus oleks oluline mitte anda ära, ütleme siis 1-2 punkti, et siis on 6 punkti vahet ja siis peaks Kärdla võtma Snadi voorust veel 6. Aga praegult mängitakse natukene punkte Kärdlale kätte. Selles voorus on Tõrve jaoks oluline tõesti anda ära maksimaalselt 2 punkti. Ja siis suure tõenäosusega 6 ikkagi ei võeta. See ei ole paha kuul, ütleme nii. See on hea kuul Tõrva jaoks. Ei ole paha kuul Harjult ka teine, et ilmselgelt läheb Tõrva või Kärdla lööma, et saada siit maksimumpunkte, nii palju kui võimalik. Et anda veel Snadi voorus endale võimalus võita, sest hetkel juhivad mõlemal triol nii segad kui tavatrios Tõrva. Ja Tõrva peabki mõlemad võitma, et pääseda finaali. Kärdla jaoks on oluline võita 1, aga see jäi ka lühikeseks, nii et ilmselgelt läheb siin lähme siis siia juurde, et üritatakse nüüd maksimum asetustega kõik 6 asetust sisse panna, siis on seis 80 ja nad on tagasi mängus. Aga seda peab ka saama ja ei tea, võib-olla on, võib-olla ei ole. Mul ütleks praegult, et ei ole. Igal juhul Tõrva segatrio võitis Tõrva ära. Neli kuuli käes, üks pea. Nüüd natuke lukustas isegi, kaitseb isegi, ütleme, Tõrva parimat kuuli. Hetkel on Tõrva või Kärdlal 1 punkt peal, mis on väga piisav võidus. Sest peale seda tuleb veel 1 mägivoor. Aga ei julge öelda veel, et see siit midagi paremaks tegi. Risk on, ütleme nii, et päris 6 vist välja ei võlu. Siin peab hakkama juba üle lööma.
mingi päris otsustavad otsad on need ka. Berkman läheb lööma, annab terve esimest kuuli. Ei läinudki lööma. Läks asetama, aga ma ikkagi ei oska öelda, kas on 1 punkt peal või on 2 punkti peal. Ei. Peal on 1 ja 2. 2 on just. Ei. Mäng sai läbi ilmselt. 1 punkt. Ja mäng on läbi. Ja Tõrva võitis mõlemad. Siit tuli 1 punkt Kärdlale, aga vaja oli vähemalt 2, et veel tekiks. Nii et Tõrva tõestas siin oma klubide karika võitu ja läheb edasi finaali. Finaalis ma nüüd hetkel jään vastuse võlgu, kas kohe küsin järgi. Siis vastu tuleb Riemu Kaarik Kärgole, tuleb finaalis meie Kärdla tiimile vastu, nii et ja siis ütleme niiviisi, et tahate veelda? Oli ju suurepärane mäng, tasuks vaadata. Okei, et mõne hetke pärast näeme, praegu tuleb meil lõunapaus ja siis jätkame edasi. Aitäh kõigile!